Ma tulin siia õppusele ühelt poolt sellepärast, et kindral Herem kutsus eelmine aasta kodanikke, kes on passiivses reservis, liituma maakaitseüksustega. Saatsin meili, registreerusin ja tõenäoliselt seetõttu mind ka õppustele nüüd kevadele kutsuti. Aga seda enam, et mul noorem vend, vanem poeg käisid juba ussisõnadel ja noorem poeg teenib praegult Tapas enda kohustuslikku ajateenistust. Siia õppusele mul ei ole varem olnud võimalust reservkogunemisel osaleda ja kui selline kutse tuli, siis arvestades praegust olukorda, see tundus igati asjakohane ennast kurssi viia taas, sest ajavahe on olnud minu kaitseväega kokkupuutumisest ikkagi väga pikk. Õppus on kulgenud väga hästi. Uus kogemus, sõbralikud inimesed, täis tahet kaitsta enda riiki, enda kodukohta, uued kohtumised, uued inimesed, uued tuttavad ja igatpidi on ka ilm on meie õppust väga hästi soosinud, et päikesepaiste ja tuulevabad päevad, mis veel paremat saab tahta. Väga hästi. Õppus on olnud väga hästi korraldatud. Ma tõesti imetlen seda panust ja tööd, mis on vabatahtlikud teinud selle õppuse ettevalmistamisel. Seda detailsusastet ja tõesti sellist head mängulist korraldatust ja ka väga metoodilist väljaõpet, nii et mina olen väga rahul selle kogemusega, mis ma siit seni olen saanud. No, õppus on vajalik, et arvestades julgeolekusituatsiooni, mis meie ümber on kujunenud ja inimesed, mehed, kellel on veel jõudu ja tahtmist panustada enda riigi kaitsesse, miks ei peaks seda tegema, et neid oskusi, mis on ju ammu minetatud, lihvida ja tuunida meeskonnatööd, mida me siin teeme praegu. Muidu meie kaitsevõime ei suurene ja arvestades seda, mis on ussisõnade sihtgrupp, reservväelased, kes tunnevad oma kodupiirkonda, oskavad selles piirkonnas nii orienteeruda, tegutseda, kohalikke tundes ja kohalikke olusid ära kasutades. Ma arvan, et see on väga tark lähenemine.